nii ja tere, mina olen Heidi Plumberg, alateaduse spetsialist ja täna sa kuulad podcasti, mis on siis sellisel väga olulisel teemal, milleks on tervis. Ja praegu on, kui ma seda siin salvestan sinuga, on detsembrikuu algus ja ma olen just kiirelt elumuudade grupis viinud läbi salateaduse väljakutset. Ja huvitav on see, et üle pooled inimesed soovivad muuta oma tervist ja kuidas kasutada salateadvust oma terviseprobleemide lahendamisel. Ja ma tahan anda sulle siis kätte siin esimeseni juhtlõnga, et kuidas seda siis kasutada. Ja selleks on siis energiaplokkide leidmise töölehed, mis on tervise teemal. Nii et www.heidiplumberg.ee olen mina, on ju, ja seal on päris palju infot, aga töölehed ise asuvad www.energiaplokid.ee. Nii, ja mille siis ma alustaksin sinuga, ongi arusaamine sellest, et tervis tegelikult tulevad erinevad terviseprobleemid, tulevad hiilivalt. Et kui ma olen inimestega nüüd töötanud, siis tegelikult nad saavad aru, et see probleem on nendel elus olnud vähemalt aasta, kui mitte rohkem. Nii et esimesena sa saad aru, et sul on mingi teema, kui sul on läbi töötamata emotsioone, mingid asjad trigerdavad sind. See on juba esimene asi, et madalad energiad, need madalad vibratsioonid on sul igapäevases elus olemas. Võib-olla sa lased inimestel oma piire pidevalt ületada, sa ei ole rahul oma kodueluga, pereeluga, sa ei ole rahul oma tööeluga, see võib olla erinevaid asju, mis on erinevad emotsioonid. Ja ma väga julgustan sind tegelikult aru saama sellest, et need on vaja ära töötada. Need on vaja ära töötada, võib-olla see suhe iseendaga on ju vajab tööd, võib-olla sa ei suuda enda vastu aus olla teiste suhtes, see võivad erinevad teemad olla. Nii et ma äh, väga nagu absoluutselt olen sellel arvamusel, et sa saad ise väga palju enda jaoks teha, enne kui see terviseprobleem sul tegelikult välja lööb. Nii et ma julgustan sind alustama tervise teemal, siis tõesti vaata need energiaplokkide töölehed ära ja siis saad juba edasi tulla, siis tõesti alateaduse väljakutse on kiirelt elumuutjate grupis. Sa võid minuga erasessiooni, kui see terviseprobleem on juba tulnud, siis tegelikult seal sa vajad juba ise abi, sest tihti me ise ei näe enda elumustreid, harjumusi, blokeeringuid ja me ei suuda, võib-olla me isegi teame neid, aga me ei suuda neid muutuseid läbi viia. Siis see ongi see koht, kus keegi teine kõrvalt saab aidata sind, kes on selle teemaga tegelenud ja ma julgustan sind siis kirjuta mulle, on ju. Äkki tule minuga erasessioonile, äkki me leiame selle võimaluse, et ma saan sind rohkem toetada. Nii et ma loodan, et see episood pani sind natukene mõtlema, natuke analüüsima ja, ja see ei ole ka mingi selline, igal haigusseisundil on oma uskumused taga, on ju. Nii et kui sa tahad selle kohta rohkem teada, siis kirjuta mulle, mul on selle kohta ka erinevaid webinarid, videoid. Seda kõike sa saad siis leida ka minu keskkonnast. Tšau.